Tere! Mul on väga hea meel, et sa oled vaatamas meie uut Fookuses on saadet. Mina olen Tiina ja täna me räägime ühest Eesti koolinoorte seas kahjuks üsna levinud probleemist, nimelt kiusamisest. Uuringud on näidanud, et iga 5. Eesti koolilaps kannatab kaaslaste poolse kiusamise all ja iga 10. koolilaps on meelega teinud oma kaaslastele liiga. Täna on meil külas Telia suurima julguse algatuse üks eestvedaja, Karl Gustav Adamsoo, ja sihtasutus Kiusamisvaba kool esindaja Kristiina Treial. Tere teile! Tere! Gustav, miks Telia algatas sellise suurima julguse kampaania? Me algatasime suurima julguse kampaania või algatusi, siis me nimetame seda rohkem algatuseks just sellepärast, et Telia-suguse ettevõttena, kui me pakume teenust, vahendeid selleks, et noored inimesed saaksid digiühiskonnas toimuvatest võimalustest osa saada, me peame selle kõrval ka vastutustundlikult jälgima ja toetame seda, et noored ei saaks internetis toimetades viga ja kahju ja see kasu oleks tunduvalt suurem kui see, mis on need erinevad ohud ja murekohad, millega me täna silmitsi seisame. Et see on selles mõttes sellise vastutustundliku ettevõtte üks paratamatu osa, et me peame sellele mõtlema, et meie klientidel oleks mugav ja turvaline toimetada, aga lihtsalt algatus ise ei ole ainult meie klientide vaates, vaid ühiskonnas laiemalt mõeldud. Ja kui paljusid noori te olete siiani saanud siis aidata? Seda mõju on alati nendel nii-öelda sotsiaalprojektidel või algatustel päris raske mõõta, sellepärast et kindlasti see number on tuhandetes, aga kes rohkem, kes vähem. Me ise oleme lootnud, et selle algatuse käigus noored on hakanud rohkem selle teema peale mõtlema, nad on hakanud rohkem märkama, kiusamisele vahele sekkuma, seda on raske mõõta või kaardistada, et kes siis kui palju on seda teinud. Aga ma olen enam kui kindel, et ka minu kõrval ja saatekülaline nõustub, et ükskõik kui suur on kampaania või algatus, kui ühe noore inimese elu saab sellega päästetud, siis on läinud korda. Kristiina, millega tegeleb sihtasutus Kiusamisvaba kool ehk siis KIVA? No sihtasutus Kiusamisvaba kool tegeleb KIVA programmi levitamisega Eesti koolidele. Ehk siis sihtasutus on natukene rohkem kui ainult Kiusamisvaba kooliprogramm ehk KIVA programm. Aga see KIVA programmi abil Eesti koolidesse selliste läbikontrollitud ja häid teadustulemusi näitavate õppekavade, tegevuste, materjalide viimine või koolidele nende võimaldamine ongi siis meie üks põhilisemaid ülesandeid. Lisaks sellele, et me tahame otseselt toetada meie koole, et nad saaksid kiusamise vähendamisega võimalikult hästi hakkama, me püüame ka laiemalt tõsta ühiskonna teadlikkust ja näiteks ka lapsevanemate teadlikkust sellest, mis on kiusamine ja millised tegelikult on võimalused kiusamist vähendada. Ja selleks me siis ka lisaks KIVA programmile töötame välja erinevaid materjale, koolitusi pakume ja tugime siis erinevaid sihtrühmi. Et see ambitsioon on natukene laiem, aga KIVA programm tõesti on see põhiline, mille kaudu me siis aitame. Gustav, kas küberkius erineb mingil moel sellest traditsioonilisest koolikiusamisest, mida me võib-olla rohkem teame? Ega ta eriti minu enda tunnetus ja noored, ega ta eriti ei erine selles vaates, et kiusamine toimub lihtsalt teises keskkonnas, mis kiusamise puhul kübermaailmas on tunduvalt halvem ja mis tänapäeva noortega eludega kaasneb, on see, et kui olid aastad tagasi, mis iganes 10-15, kui internetti meil ei olnud, siis kiusamine järelikult kooliseinte vahele. Täna hetkel on seis selline, et kui noor on saanud oma obadused kooliruumis kätte, kas ükskõik klassikaaslaste, koolikaaslaste käes, siis ta läheb koju ja see kius tuleb temaga kaasa. Ehk ta ei saa võtta nii-öelda pausi, juhul kui ta üldse ei otsusta sellest
sotsiaalmeediast võõranduda või täitsa ohvi ennast tõmmata, mida harilikult noored pigem ju ei tee. Eks see küberkiusamise see pigem on nii-öelda võimendaja või laiendaja nagu sellele, mis seal koolis tegelikult toimub. Ja tegelikult küberkiusamise puhul on veel üks hästi selline keeruline aspekt, mis puudutab selle korduvust. Et küberkiusamise puhul võib olla üks tegu piisav selleks, et panna lumepall veerema ja näiteks on mingisugune postitus, mis läheb levima ja siis tegija võib-olla ise juba kahetseb, et ta seda tegi, aga tal on väga raske seda uuesti kinni püüda, purki panna või seda ära lõpetada. Nii et küberkiusamise puhul nagu eriliselt ohtlik on see levima minek, mis teeb selle kogemuse väga-väga palju kordi korduvaks ja see võib ka tulla nii-öelda flashbackina veel aastaid hiljem uuesti selle kannatava inimese juurde. Et see on nagu väga selline keeruline tahk küberkiusamise juures, mis teeb ta võrratult raskemaks kui tavapärane kiusamine. Ma arvan, et näiteid ei pea väga kaugelt otsima. Ja. Aga kui lihtne selliseid nagu juhtumeid tuvastada on? Noh, neid juhtumeid on kindlasti rohkem, kui neid on tuvastatud. Et näiteks suurim julgus, mis meil juba mitmendat aastat, kui me eksi, siis 5. aastat toimus sügisesel perioodil ta käimas on, kui kooliaasta pigem algab ja me saame sellele rohkem tähelepanu pöörata, et kuidas seda aastat siis vedada. Tänavu meil oli fookuses just märkamine ja kiusamisele vahele sekkumine. Kiusamisele vahele sekkuda on täiesti nagu võimalik, aga mida noored ütlevadki, et erinevad kinnised grupid, erinevad chatid, vestlused, need privaatsed pesad, mis ei ole meile avalikult sotsiaalmeedias nähtavad, väga palju kiusu toimub just nagu seal, kus ei pääse ligi ei veebikonstaablid, vanemad õpetajad, eksperdid, mitte keegi, ei laiem ühiskond ja seal tegelikult ongi need kiusad kõik koos ja võtavad siis kellegi nagu ette. Ehk see on selline kõige suurem väljakutse või takistus, et me ei saa märgata seda. Aga selles mõttes on, ma arvan, see ühiskonna dialoogikultuur natukene laiemalt, et me näeme väga palju seda sellist teineteisele ära panemist või kiusu, mis meil sotsiaalmeedias näiteks toimumas on. Aga see märkamine on nagu see teema, et ega mist väga paljud ei võta sellega mitte midagi nagu ette. Et üks asi on, eks ole, märkamine, teine asi on ära tundmine, et see nüüd ongi see, millest räägitakse ja sellel ongi need halvad tagajärjed. Aga mida meie näiteks koolidega suheldes teame, on see, et nii nagu sa ütlesid, noorte vahel väga palju toimub nende enda seltskondades, ringkondades, oma gruppides, et seda puht objektiivsetel põhjustel ongi nagu täiskasvanud inimesel, õpetajal, lapsevanemal juhuslikult märgata täiesti võimatu. Kinnised mängufoorumid, ühised mängud, kus päris ka olulisi kiusamisi toimub. Ja mida nagu õpetajad ütlevad, et ongi ainult need lood nendeni jõuavad, kus noored ise tõstavad käe püsti ja ütlevad, et teate, siin on kiusamine praegu, kus noored ise pöörduvad ja küsivad täiskasvanute abi, et need jõuavad täiskasvanute juurde ja siis nemad saavad sekkuda ja abistama asuda. Mis tähendab seda, et küberkiusamise vastu hakkamise võtti hästi tugevalt on laste ja noorte endi käes. Mida paremini nemad oskavad seda asja ära tunda, mida rohkem on neil teadmisi selle kohta, kuidas välja astuda, kuidas peatada seda, kuidas sekkuda, kuidas teada anda, et sellised asjad praegu toimuvad ja see on nende jaoks ka turvaline, siis tegelikult seda rohkem ka küberkiusamist märgatakse, selle vastu hakatakse ja seda rohkem lõpetada on võimalik, sellepärast et kui keegi ei sekku, keegi märku ei anna, siis see saab lihtsalt vohada, see on normaalsus ja kohati tundubki, et osa noorte suhtlusest, selline ärapanev suhtlus, mida noortel või ka täiskasvanutel, ongi kujunenud normaalsuseks. Me vaatame, et oi, see on ebameeldiv küll, ma ei taha, et minuga keegi niimoodi räägiks, aga seda ju tehakse. Me oleme nagu leppinud sellega, aga seda ei tohiks lubada. Ma arvan, et väga palju, kõik ütlevad, et jumal, noorus on hukas või noored teevad. Minu arvates noorus ei ole hukas, täiskasvanud on hukas, kes eeskuju näitavad noortele. Eriti praegu sotsiaalmeedias, ma arvan, et väga kerge on minna noorel hingel selle kõigega kaasa. Ja just see turvalisuse aspekt, et kuidas sekkudes on üks hästi selline oluline ja osati valus teema, sellepärast me räägime just kui kiusajatest, jah, mingi hulk kiusab, meil tegi mingi uuringu, tuli välja, et vist 18% nendest noortest tunnistas, nemad on kiusanud. Iga 4. on kokku puutunud küberkiusamisega.
iga 5 siis kooliruumis, mis iganes need numbrid on, aga ülejäänud on suurem osa kõik pealtvaatajad. Et tegelikult on alla kirjutanud endale kui nii-öelda kiusaja rollini nende kaasa, nad on aidanud kaasa sellele, et see kius on võimalik toimuda. Nad vaatavad pealt. Kui nad oleksid vahelisekkujad, siis nad saaksid nii-öelda olla need kaitsjad, aga kahjuks neid inimesi võiks olla tunduvalt rohkem ja neid, kes vaatavad pealt, et kiusule kaasa on, see roll on päris domineeriv meil ühiskonnas. Just. Ehk siis võtmeküsimus on see, et kuidas neid, kes pealt näevad, saada kaitsjateks. Ja noh, üks asi on tõesti see täiskasvanute eeskuju, kui ikkagi näiteks sotsiaalmeediast trollimine on normaalsus, siis see on mall, mida ka noored üle võtavad juba päris väiksest peast, eks ole. Algklassi lapsed üksteisele piltide alla kirjutavad selliseid huvitavaid märkuseid, et lapsevanem kõrval hoiab peast kinni, et kuidas niimoodi saab. Aga jah, et just nimelt see, et kust tulevad siis need normid, teadmised, oskused, et üks asi on see täiskasvanute käitumise muutmine, aga see võtab jube palju aega. Aga meil koolis kasvab üles järgmine põlvkond. Ehk siis tegelikult see, et koolid teeksid tõhusalt, süsteemselt tööd selleks, et kujundada austavat, hoolivat suhtluskultuuri, mis aitab ära hoida nii tavalist kiusamist, küberkiusamist, kui tegelikult üldse aitab elukvaliteedile kaasa. Et nagu see on see koht, kus on ilmselt vaja hästi-hästi palju teadlikumalt tööd teha. Et siin me nagu näeme, et kõik ka suurema julguse algatus on väga-väga tänuväärne ja seesamane fookus, mis sellel aastal oli, et kui ma näen, et tehakse, et sekku. See on väga oluline mõte, aga ma pean tunnistama täiskasvanuna asjast keskmisest võib-olla ka rohkem teadva täiskasvanuna, et kui ka mina sotsiaalmeedias näen selliseid trollivaid käitumisi, ma tükk aega mõtlen ennem, mismoodi ma reageerin ja mis ma sinna vastu näiteks kirjutan, mismoodi ma juhin tähelepanu sellele, et vabandage, et teil võib selline arvamus olla, aga see, kuidas te praegu seda väljendate, teeb haiget ja on kahjustav ja võib olla küberkiusamine. Et juba sellise liigutuse tegemine võtab tegelikult hästi palju julgust, kui see ei ole norm. Ja tegelikult see ja siin võib-olla tulebki panna koma veel taha, et miks see on, see põhjus on sellepärast, et me kardame ise saada langeda ohvriks ja sattuda kiusatavateks. Ja me ei taha seda kõike kogeda ja sellepärast me taandume oleme kõrval, sellepärast et reeglina ega kiusaja, kellel on ka tõenäoliselt hing katki, ega ju kiusaja ise, ta teeb ju mingil põhjuse seda kõike. Tema ju tegelikult üks selline motiiv või on ka see, et kui ta saab selle tähelepanu või kõik see, siis ta ma ise, kui ma koolis olin või ma koolis õpetasin, siis ma nägin, et need inimesed, kes justkui tahavad teineteisele halb, siis nad ootavad seda, et keegi justkui nagu märkaks seda ja nad saaks selle tähelepanu. Nii et kuidas lahendatakse, soovitusi on palju, võib-olla siin ekspert jagab ka veel mõtteid, aga kõrvalseisjad on tõesti suur probleem. Just, aga mulle jäi praegu ka see kõlama see mõte, et kiusaja on see, kes vajab ise mingil moel abi. Üks asi on tõesti see, et iga laps tegelikult, iga noor vajab seda tunnustust, et ma kuulun kellegi hulka, ma olen oluline ja paha lugu on, et teistele haiget tegemine on väga võimas vahend selle kogemuse kättesaamiseks, mis sest, et ta võib-olla on ainult lühiajaliselt tõhus ja pikas perspektiivis maksab päris kõvasti ka tegijale endale kätte. Nüüd teine asi, mida me teeme iga kevad õpilasküsitlust kiusamisvaba kooli õpilastega, kes siis Kiva programmi kasutavad ja sellel kevadel meil vastas üle 25 000 õpilase. Ja mida me nägime ja mida me tegelikult läbi aastate oleme näinud, on see, et need lapsed, kes ütlevad, et ma olen ise viimase paari kuu jooksul teisi kiusanud, pooled nendest, 50% on need, kes ka samal ajal ütlevad, et mind ennast on viimase paari kuu jooksul kaaslaste poolt kiusatud. Ja kõik uuringud näitavad seda, et need lapsed, kes on topeltrollis, nad tegelikult kannatavad nii ohvri tagajärgede kui ka kiusajate halbade tagajärgede all. Nii et nad on nagu kahe tule vahel ja saavad nagu topeltkahjud. Ja meie nendest lastest, kes teistele halba teevad, pooled ise kannatavad tegelikult. Et see näitab nagu väga suurt süstemaatilist probleemi. Ehk see kiusamine on justkui nagu selle valu niimoodi nagu neutraliseerimine. Kas ta just seda on, et seal on vahel niimoodi, et kõigepealt nagu laps satub kõigepealt kannatajaks ja siis selleks, et kuidagigi sealt allasurutud rollist välja tulla, ta hakkab endast nõrgemaid ründama. Et siis vähemalt ma ei ole see kõige nõrgem. Et see on nagu üks dünaamika, mida noored ise kirjeldavad. Ja teine pool on see, et ma kiusan teisi ja mulle hakatakse vastu tegema. Mulle hakatakse kätte maksma, ehk see kättemaksu strateegia kui kiusamise lõpetamise strateegia, mis tegelikult ei ole töötav strateegia, mis nagu paneb lumepalle lõputult veerema ja seal kasvavad väga suured probleemid ja jadad välja. Nii et seal on jah, et kumb nüüd ennem on olnud, eks ole, mis dünaamika seal on olnud, aga jah, et on väga suur hulk lapsi, kes on ise samal ajal kahes rollis.
mis ma praegu siin niimoodi mõtlema jäin, oli see, et kui me räägime kiusamisest, nii sellest nii-öelda klassikalisest koolikiusamisest kui siis ka nüüd küberkiusamisest, siis me vähemalt mina, eks ole, mõtlen siin all pigem ikkagi nagu laste või noorte omavahelist tegevust, et nii kiusaja kui kiusatav on siis laps või noor. Aga tegelikult ju esineb seda ka täiskasvanute seas. Et võib-olla me lihtsalt nagu ei mõtle sellele, aga tegelikult ju ka täiskasvanud võivad vabalt üksteist küberkiusata ja olla ise nagu kiusatavad. Mitte ainult ei või, vaid teevadki seda. Eks ole, me ju aga siis me ei pane sellele sellist nagu nimetust. Me ei nimeta seda võib-olla niimoodi, kuigi tegelikult töökiusamine on täiesti oma nimetusega ja sellega ka tööõigusealased inimesed toimetavad ja seda on maailmas päris palju uuritud ja Eestiski vähemalt üks doktoritöö on töökiusamise teemadel valminud. Ta on kõvasti peenem, rafineeritum, väga tugevalt suhetega seotud, ressursside jagamisega seotud, isegi ei pea olema, et ülemus alluva suhtes, vaid ka alluvad ülemuse suhtes. Et aga see samane nii-öelda võimuga manipuleerimine ja selle kaudu teiste kahjustamine täiesti ka töökollektiivides toimub. Ja miks ta toimub, on ennekõike läbi selle, et juba kooli ajalt on selgeks saanud, et see on nagu tõhus viis oma võimu saavutamiseks. Ja kui sellised asjad toimivad, sellised normid kehtivad, siis miks peaksid nad järsku täiskasvanu ees töö juures ära lõppema? Muidugi äärmuslikumad juhud on ka sellised, mida näiteks Norras tehtud pikaajalised koolikiusamise uuringud näitavad, kus on võetud lapsed, kes põhikoolis, jälgitud lapsi põhikoolist täiskasvanu ikka välja 30 aasta jooksul, on see, et need, kes on harjunud koolis teisi kiusama, on noore täiskasvanuna rohkem kui 4 korda suurema tõenäosusega politseis kuriteoga arvel. Ehk siis ta tegelikult ka nii-öelda harjutab sisse ja kinnitab sellist teatud vägivaldse käitumise mustrit, mis täiskasvanuna kvalifitseerub juba kuriteoks. Nii et aga sellised peenemad nüansid, need on siis kollektiivides kiusamisena kirjas. Täiskasvanu kiusamise puhul, meil tuleb väga palju, kui suurim julgusele käivitub, siis väga paljud õpetajad kirjutavad meile. Õpetajad satuvad täpselt samamoodi kiusamise ohvriks ja õpilased kiusavad õpetajaid. Ja see on täiesti omaette teema ja sellest on kirjutatud päris palju artikleid ka meedias viimasel ajal ja see me ei saa võtta väga väikese süsteemina seda kiusamist justkui ainult noorelt noorele. Aga lihtsalt eks me oleme inimestena väga erinevad moodi haavatavad, aga lihtsalt kui hästi niimoodi jämedalt võtta, siis noor inimene on selline kasvav, kujunev organism. Inimene, kes saab mingi väärtusruumi, ta kujundab, ta kasvatab ennast ja lihtsalt väga oluline on seda kõike talle kohale viia siis, kui see kõik toimub selles kooliruumis, kui ta saab kasvada täiskasvanud inimeseks. Ehk et kõik peavad sellega tegelema ja meil suurim julguse koduleheküljel ka kõik need soovitused ja näpunäites pole mitte ühtegi sõna kogu aeg, et see on ainult lastele või noortele suunatud see, et erinevad nipid või soovitused, kui sa saaks kiusamise vastu sekkuda või selle vastu ta abi leida, sa võid täpselt samamoodi oled sa 30 või 60 nendest näpunäitedest kinni võtta ja lahendusi leida. Ehk see on selline ühiskonnas laiem jälle see dialoogikultuuri teema. Ja ma arvan nagu seda, et selle kiusamise puhul on ka see, et eks me kõik võime olla sageli halvasti ütlejad, me ei tea tegelikult, mis on meil tegelikult hinge taga, see võib olla sul lihtsalt ka tegelikult halb päev, sul võib olla endal midagi väga nõmedat juhtunud ja siis see ei ole päris sina ise ja mõnikord see lihtsalt niimoodi kulmineerub, et sa teed midagi iseendale ka ootamatut, et see mõistus on selline asi meil siin peas, et sageli see mootor käib tuuridel, mida mohjad enam ei oska. Just, üks asja muidugi, kas teine, mis sa ka ütlema hakkasid, Ääri-Veeri, on see, et see noor inimene tegelikult väga tundlik ja kujunemas alles. See tähendab, et ta on mõnes mõttes ka haavatavam nende teiste inimeste rünnakute suhtes ja traumakogemus võib olla väga palju sügavam ja pikaajalisem. Ja samas on tal võimalus seal ka väga hästi õppida toimetulekumehhanisme, kui neid talle õpetatakse. Ehk siis kuidas ühelt poolt ennast kaitsta, kuidas tulla toime taoliste rünnakutega ja kuidas sekkuda, kui ma näen, et teisele tehakse. Et need on oskused, mida on vaja õppida, et need iseenesest lennult ei tule. Teine asi on see, et kui me võib-olla teame rohkem seda, et nagu kooli ajal kiusatakse lapsi katki, ehk see kooli kiusamine võib jätta päris tugeva traumakogemusi inimesele kogu eluks, siis sarnaseid traumakogemusi tegelikult saab ka täiskasvanud inimene, kes puutub kiusamisega kokku.
ehk siis sellised psühholoogias räägitakse ka lausa posttraumaatilisest stressihäirest, mis võib kaasneda kiusamise kogemusega. Sest sa oled täiskasvanud inimene, sa oled harjunud suhtlema austaval, lugupidaval moel ja siis järsku hakatakse sind mingil moel täiesti süstemaatiliselt alla suruma, eks ole, alla suruma, sind halvustama. Ja see tundub nagu täiesti uskumatu. Inimesed on kirjeldanud ka seda reaktsiooni, et kuidas see on võimalik? See teine inimene on ju ka täie mõistuse juures ja täiskasvanud. Kuidas ta teeb minuga juba nädalaid, juba kuid, siis nad aasta otsa on juba käitunud minuga niimoodi, et minu ettepanekute peale töö juures naerdakse näiteks. Et see tekitab väga kummalise jõuetuse tunde, mis võtab nagu ka endalt inimeselt selle uskumuse ära, et ma saan asju juhtida, saan nagu kontrollida seda, mis minuga toimub. Ja vot siin võibki juhtuda niimoodi, et inimene ei pruugigi ise selle kogemusega toime tulla, ta vajabki välist abi, välist tuge. Et siin on hästi oluline ka see, et kui sa ikkagi tunned, et sinuga käitutakse sellisel moel, mis teeb sulle süstemaatiliselt kahju, et siis, ja sa tunned, et sa ei saa sellega hakkama, siis otsi abi. Koolis õpetajalt, oma emalt, isalt, töö juures kolleegilt või siis ka ülemuselt, kelle tegelikult ka erialane vastutus on hoolitseda sellest, et kollektiivis ei oleks kiusamist ja on nagu lugupidavad ja koostöised suhted. Ja vot seal ongi tegelikult see jälle, et just kui me hõikame ka, et pöördu, küsi abi, aga miks see anonüümsel kujul nagu töötab palju paremini, ei julge väga paljud noored, kui ma ise töötasin koolis, klassis toimub midagi halba, nad ei julge tulla midagi ütlema, sest nad arvavad, et see pannakse suure kella külge, sellega kaasneb midagi veel hullemat. Neid hakatakse rohkem kiusama, neil on piinlik, et neid kiusatakse, nad tunnevad ennast ohvri, nad ei taha seda suure prožektori valguse alla tuua, seda olukorda. Ja kõiki neid erinevaid detaile mõeldes, nad ei tahagi seda mitte kellelegi jagada. Samamoodi, aga jällegi respekt nende vaates, kes seda teevad või need sõbrad või tuttavad, kes aitavad teha selle sammu, et see inimene teeks. Täpselt samamoodi ma mõtlen, kui mind kiusati terve põhikool, ma ei öelnud kordagi oma vanematele, et ma sain kannaga näkku või kott visati aknast alla, sest ma teadsin, mu emal on nii kahju. Tal on nii valus ja ta arvab, et ta on emana lihtsalt läbi kukkunud. Ma ei tahtnud, et temal oleks ka halb olla seal kodus ja mul oli piinlik seda tunnet nagu jagada. Et just kui meil on need võtmiisikud või need tugiisikud just kui nagu olemas, aga enne selle sammu tegemiseks on vaja mingi lukk maha murda ja see on sageli paganama raske töö. Just. Kusjuures seda kogemust, et noored, eriti just noored, kes on nagu võib-olla väiksest lapsest välja kasvanud, nad nagu püüavad hambad ristis nagu viimase hetkeni ise toime tulla ja miks nad ei räägi vanematele, on see, et nad tahavad säästa oma vanemaid. Teine asi on see, et eriti noortel meesterahvastel, vähemalt nii nad on mulle jaganud, et nad tahavad säilitada seda enda väärikust, sest kui ma nagu tunnistan ka endale, et mind ju kiusatakse praegu, siis see on nagu ka väga raske samm, mida teha. Et viimase hetkeni ma nagu püüan nagu vaadata sellest mööda, kannatan, aga vaatan mööda. Aga hästi oluline võti, mis puudutab nii õpetajaid kui ka lapse vanemaid, on see, et laps küsib abi endale või oma sõbrale siis, kui tal on seda teha turvaline, eks ole. Ehk siis mille nimel ühelt poolt lapsevanemad saavad pingutada, on see, et hoida neid turvalisi suhteid oma lapsega, et harjutada erinevatest muredest rääkimist. Et olla valmis selleks, et kui nüüd laps mingil põhjusel peaks kiusamisega kokku puutuma, statistika näitab, et väga suure tõenäosusega mingi hetk puutub, eks ole, et ta saab tulla sellest rääkima. Et saab juba lasteaiast hakata niimoodi rahulikult ennetavalt rääkima, et vahel on ka selliseid olukordi, kus su kaaslased käituvad sinuga inetult. Et harjutadagi rääkima, et millised olukorrad need on ja mis me saame siis teha, kui sellised asjad juhtuvad, et juba ennetavalt neid tööriistu lapsel kujundada. Samad õpetajad lasteaias, õpetajad koolis. Et selle tõttu meil on küll riiklikus õppekavas on olemas üldpädevuste ootused, eks ole, et meil on vaja õpetada lastele suhtlemisoskusi, enesejuhtimise oskusi, sotsiaalseid oskusi, kodanikuoskusi, eks ole. Ja teine asi on inimeseõpetuse ainekavas ka justkui need teemad oleks nagu sees. Aga see kuidagi ei ole piisav. Et on vaja nagu veel sügavamat, süstemaatilisemat lähenemist sellele, et meil oleksid olemas need head oskused, teadmised ja ka hoiakud, mille abil luua neid turvalisi ja ka kiusamist mitte võimaldavaid suhteid tegelikult. Aga see hakkab puhtalt selle baasilise usaldussuhte loomisest pihta, et ka koolis, kui klassis on õpetajaga turvaline, siis ka räägitakse nendest muredest rohkem. Kui ei ole, siis ei aita ka igasugused kampaaniad tegelikult, et see on nagu suhte loomisest, igapäevasest tööst hakkab pihta.
aga mis oleks mõni selline anonüümne, siis nii-öelda natukene turvaline koht, kuhu ma võiksin teada anda, kui mind kiusatakse? No mida praegu tegelikult ka lapsed hästi palju kasutavad, on näiteks lasteabitelefon. Et neil on ka võimalik veebi kaudu suhelda, neil on chatirobot või chati võimalus on seal kodulehel olemas, aga tõesti see lasteabitelefon on küll selline, kus igas vanuses laps ja tegelikult ka täiskasvanu saab võtta ühendust ja rääkida, et nüüd on selline lugu ja kuidas ma nüüd võiksin edasi toimetada. Mis puudutab küberkiusamist, siis meil on olemas imelised veebipolitseinikud ja praeguseks hetkeks on neid ka palju rohkem kui ainult 2. Nii et on ka lausa piirkondlikud veebipolitseinikud, et nendega võib ka väga julgelt ühendust võtta, saab teha seda anonüümselt, kui soovid anonüümseks jääda. Ja võid teha ka täitsa siis, kui sa kahtlustad, et midagi on jamast ja sa tahad lihtsalt nõu pidada. Et sul ei peagi mingi hirmus asi tõenditega juhtum juba olema, vaid et sa vajadki nagu tegelikult tuge ja nõu, kuidas kas või oma sõpra aidata. Aga tegelikult ju ega kiusajad nüüd päris puhtaks ju ikkagi ei jää. Et mis on need võimalikud tagajärjed sellel tegevusel? Kas on? On lühiajalisi tagajärgi, on pikaajalisi tagajärgi. No ühelt poolt kiusajad ise ei tunne ennast oma nahas hästi, näiteks ka depressioonisümptomeid on neil rohkem kui kiusamisega mitte seotud õpilastel. Ärevuse teemat on rohkem ja see tegelikult puhtalt koolis hakkab ju pidurdama tema suutlikkust õppida. Ehk siis kui ma ikkagi pidevalt tegelen sellega, et kuidas nagu oma nii-öelda võimupositsiooni teisi kahjustades hoida, et siis sinna läheb palju energiat, see tekitab pinget ja mu õppimine on häiritud. Teine asi on see, et minu käitumine ju kujunebki selliseks võib-olla hoolimatuks ja vägivaldseks. Eks siit see näide uuringust Norras, kus oli näha, et 4 korda suurem risk on olla siis noore täiskasvanu eas politseis kuriteoga arvel. Aga samamoodi näiteks, kui vaadata ka sõprussuhete peale, siis üks mehhanism, miks hakatakse võib-olla niimoodi teisi alla suruma või teistega inetult käituma, on see, et ma tahan tunda ennast oluliselt tähtsa populaarsena. Ja mingi temaani see toimib. Aga näiteks on tehtud eraldi uuringuid selle kohta, et kuidas siis selle populaarsusega kiusajatel tegelikult on. Kas nad on siis nagu päriselt populaarsed või lihtsalt neid peetakse populaarseks. Ja mida siis on leitud, ongi see, et nad on nii-öelda näiliselt populaarsed. Ehk siis kui klassis küsida, et mis sa arvad, kes su klassis populaarsed on, siis suure tõenäosusega võib-olla neid kiusamise ninamehi sinna paigutatakse. Aga kellega sa tahaksid koos aega veeta, kes võiksid olla need, kellega sa tahaksid midagi toredat koos ette võtta, keda sa usaldad klassis. Et sellised nagu hoopis sügavamad kvaliteedid, mis võiksid populaarsuse taga olla, siis nende puhul, kes teisi kiusavad, on need väga madalad. Ehk siis tegelikult on tegemist suhteliselt ebastabiilse ja pinnapealse või näilise populaarsusega. Nii et see efekt, mida tegelikult kiusamiskäitumisega saab oma positsiooni upitamisel kaaslaste hulgas, on väga pinnapealne ja lühiajaline. Ja selles mõttes, et paljud noored mõtlevad niimoodi, et kui nad on põhikoolis või gümnaasiumis või isegi nagu ülikoolis, et see on lihtsalt üks eluetapp. See on üks ökosüsteem ja see saab läbi ja ma olen eluga edasi. Ja justkui, et minu taga uks sulgub ja see, mis ma tegin, see jääb sinna. Aga jube tobe mõtlemine, sellepärast inimesed tulevad ikka sinuga kaasa. Ja ma, kui ma ise olin koolis õpetaja ja kõik, siis ma küsisin sageli, et need inimesed, kes ütlevad teine teisele kas halvasti või nääklevad, ühel päeval see inimene, kelle sa ütlesid, et sa oled tõbras või paks, kui tema istub sul laua taga ja otsustab, kas sina saad selle töö või tema päästab haiglas sinu elu, kas arvad täpselt samamoodi temast. Ja need armid ja need jäävad inimestele kaasa kergemalt, kangemalt kuni hauani. Neil on meeles need tugevad momendid. Kas nad on sellega rahu teinud ja leppinud? See on omaette asi. Aga inimesed mäletavad väga hästi need momente. Mul on meeles täpselt sama kooli ajal, mul on meeles see parketilõhn ja mul on meeles see nägu ja seljakott, kes ütles seda, siis see moment oli lihtsalt liiga tugev minu jaoks. Ja mingil moel kindlasti su elu mõjutab. Kus ja kuidas, see on omaette küsimus, aga miks me juba laseme enda tuleviku sõelapõhjaks, kui me saame seda suht terasena hoida. Ehk, et me nagu, ma arvan, et seda tunnetust peaks ka nagu mõtlema, et see noorus ei ole igavene, me kasvame, liigume edasi, aga lihtsalt see sotsiaalne kapital, mida me kas siis loome või hävitame, see tuleb mingil moel meiega alati kaasa. Et kerkib pinnale väga ootamatus kohas. Ja praegu sa tõid just seda jälge, mis on kiusamine jätnud võib-olla kannatavase osapoolde.
samamoodi tegelikult jäävad jäljed ju ka tegijatesse, kuni selleni välja, et mõned täiskasvanud ongi kirjeldanud, kuidas see kooli ajal nende, ma ei tea, mingist rumalusest tehtu jääb neid kripeldama ja nad otsivad üles need inimesed, kellele nad on liiga teinud ja paluvad vabandust. Et meieni on neid lugusid päris mitmeid jõudnud. Ja kolmas osapool on ju see pealtvaataja, et olles koolis kiusamise kõrval või seal küberruumis kiusamise kõrval, ka nendel on kahjud olemas. Ka nende ärevus on suurem, ka nende õppimise võime on sellest häiritud, klassis õppeedukus kohe langeb, kui seal on tõsine kiusamisjuhtum sees. Ja need jäljed ja need omalaadsed traumakesed jäävad ka neid inimesi saatma, et kui kellelgi nüüd on võimalik lugeda näiteks Kristiina Ehina paleontoloogi päevaraamatut, siis seal ta kirjeldab mingeid selliseid kiusamise episoode pealtvaataja vaatenurgast, aga sa näed, mismoodi nagu need jäljed on jäänud, et need elavad selles inimeses sees pärast, ka siis, kui ta ise on täiskasvanu. Ja see ohutunne, et sa oled kooli ajal näinud, kuidas näiteks teised inimesed üldse saavad, kui inetult saavad üksteisega käituda, et see ohutunne jääb neid tegelikult saatma ka tulevikus ja see võtab ära baasilist turvatunnet suhete loomisel. Nii et ka pealtnägijad ei ole ohutus kohas, et ka neile on tagajärjed, mis tähendab seda, et seda enam on vaja väga tõsiselt tegeleda kõige sellega, mis aitab ära hoida kiusamist, ennem, et see üldse ei saakski tekkida. Kristiina ja Gustav, teiega oli väga tore täna rääkida sel teemal ja ma loodan, et meie väike vestlus aitas kas või natukene selle probleemi lahendamisele kaasa. Aga teiega, head vaatajad, kohtume juba järgmises saates. Seniks jälgige Noort tegijat TikTokis, Instagramis, Spotify's ja YouTube'is. Aitäh teile!